täna otse kuulama ja osad, kes te vaatate salvestust, tere ka teile. Ja mina olen täna teie ees psühholoog pereterapeudina. Töötan Võru, Põlva, Tartu piirkonnas, täna siis oma Põlva kabinetis teie ees. Ja hästi tore on ikka, kui oma kogukond, kui vald, kui arenduskeskus võtab enda peale ka vanemahariduse ja toob vanemateni olulisi teemasid. Ja see teema on minu jaoks kuidagi veel, ma ei tea, ma vist tihti ütlen peaaegu iga teema peale, et see on üks mu lemmikuid, aga no nii lihtsalt on. Ma olen ka just sellistel teemadel need loengud kokku pannud, mis mind ennast kõnetavad ja ma näen, mida on vanematel võib-olla vaja, ka lastega töötavatel spetsialistidel. Kindlasti ma usun, et meie seltskonnas siin täna ka on neid, kellel võib-olla on kodus kas juba diagnoosiga laps, kas võib-olla kahtlusega, võib-olla on koolist, lasteaiast midagi räägitud, mõeldud, saadetud, et võiks uuringutele saata ja võib-olla on ka inimesi, kes ise samal ajal ka töötavad lastega. Nii et loodan, saate uusi teadmisi, võib-olla vanadele kinnitust. Kui on küsimusi, kuidas meil küsimustega on, Tiina, saavad inimesed vestlusesse kirjutada, et ma jooksvalt ei jõua seda niimoodi jälgida, võib-olla mingid küsimused saavad vastusega loengu käigus, et võib-olla lõpus me saame selle aja võtta, et kui äkki sa, Tiina, ise saad silma peal hoida, et mingid küsimused jäävad, siis saame neid võimalusel käsitleda veel üle. Sobib nii? Ja, ma arvan, et teeme nii nagu tavapäraselt, et lõpus vaatame üle, et mis veel jõuame vaadata. Just, aga hästi. Lähme siit algusest edasi kohe. Ja nii nagu me tegelikult kõik inimestena, me oleme erinevad, ainulaadsed, erilised, täpselt sellisel moel, nagu me oleme. Ja ka iga ATH laps on ainulaadne ja erinev, et eriti kuna see on spektrihäire, et tegelikult loomulikult on tunnusjooned äratuntavad, aga need võivad olla väga erinevad sõltuvalt lapsest endast. Ja see mõte siit võib-olla just see kaasa, et ta on õige sellisena, nagu ta on. Et tal on oma tugevused, kõik, mis tegelikult annab ka selle sisemise essentsi või selle elava hinge ja sellise energilise lapse, kõik see. Ja samas on tal muidugi mingid osad, mis võib tal keeruline olla, kas või keskendumine, oma järjekorra ootamine, ümberlülitumine uutele tegevustele. Et täna me räägime ka, mis kaasneb, mida teha, et neid toetada, et koostöö oleks sujuvam, sest et oma kabinetis ma ka näen, et vanemana ka võib vahepeal päris keeruline olla. Eriti kui võib-olla meil ees on teistsugune kogemus, on laps olnud kuidagi kas rahulikum või koostöövalmim ja siis me mõtleme, et kust see laps tuleb. Üldse ta võib-olla ei maganud juba väiksest peale ja nii edasi, et ja mõistus võib-olla kohati otsas. Õnneks nüüd on ka omajagu raamatuid ilmunud eesti keeles. Ma saan saata tegelikult teile ka sellise nimekirja, mida ma soovitan. Neid nüüd nii palju ei ole, ilmselt kes on uurinud, on juba leidnud ka, et üks näiteks, mida sinu ATH laps tahaks, et sa teaksid, midagi sarnast on see pealkiri, et päris head allikad juba just nende mõistmiseks, nende käitumisest arusaamiseks, sest välja võib-olla paistab see, et meil on üks selline, see on isegi hästi, kui me ütleme krutskeid täis, selline nagu kevadest, Toots koolipoiss. Aga vahel võib-olla näeme hoopis seda, kes kogu aeg alati satub pahandustesse, kuskil on kaklus, on tema kuidagi alati osaline või miskit on. Ja vahel me võib-olla juba hakkame arvama, et raudselt tema jälle oli sellega seotud, kuigi võib-olla ei olnud. Ja kusjuures see, kuidas me ise suhtume ja suhestume, mõjutab ka seda, kuidas me toime tuleme. On see siis, kas me töötame nende lastega või kodus on meil elavad energilised lapsed, me võime näha neid kui liiga intensiivsetena, lärmakate, püsimatute, sõnakuulmatuna, väsitavatena, kasvatamatu või laisana. Ja kõik need sõnad on sellised hinnanguliselt juba
juba tekib pilt ikkagi, et oi-oi-oi, ei ole väga lihtne meil suhestuda, kui me näeme ainult seda pilti. Meil võib olla endal millegagi raskusi, et ta ei kuule võib-olla meid nii hästi, siis on ka jälle see, et kuidas me jõuame temani. Ja nende emotsioonid on tugevad, et need reaktsioonid võivad olla äkilised, et kui lapsed üldse tunnetega toimetulek selgelt võtab meil kõigil aega ja hea, kui on täiskasvanud, kes õpetavad, aitavad tunnetega toime tulla, aga ATH lapsel, kellel on aju veelgi nagu pidurdamatum, ta on impulsiivsem, tal on veel keerulisem. Aga me võime näha ka seda poolt, et nad on, sageli nad võivad olla kas siis lasteaias seal hommikuringis või koolis klassis need aktiivsed, kes julgevad vastata, energilised, loovad, andekad, erilised, julged, lõbusad, uudishimulikud, ägedad. Et valime vaadata ka, ma vahel annan õpetajatele sellise ülesande ja võite ise ka mõelda, et just või on see oma koduses olukorras samamoodi, et kirjutada selle lapse osas, kelle osas te vahel mõtlete, et issand, ma ei tea, no nii raske on ikka, üles need positiivsed omadused, ja sageli kusjuures need positiivsed lähtuvad ka sellest, et ta jaksab, ta teeb, ta on energiline. See võib kaasneda ju sellega võib kaasneda meie vaatest negatiivne pool, et ta ei püsi üldse paigal, ta nagu sahmerdab ringi, eks ju. Et oleneb ka, mis külje pealt me vaatame. Vahel on lihtsalt see, et meie jaoks on see väsitavam. Et see on tõesti selles mõttes tajutav, et ma võtan oma laste pealtki, et kas lastel on külas sellised rahulikumad või on sellised hästi energilised nagu mul. Mina olen ise ema 4 lapsele, on kaksikud 14-aastased, kohe 11-aastaseks saav poeg ja 4-aastane. Ma olen ise ATH diagnoosiga ja ma näen ühel lastest ATH jooni, aga ta ei ole diagnoositud. Võib-olla tänaseks mitte seetõttu, et ei ole selliseid raskusi kuidagi olnud. Ta on toime tulnud õppetööga ja nii edasi. Ja selleni ma veel jõuan, aga kõik ei saagi kohe, ma ei tea, kuskilt sealt algklassidest peale, et vahel võivad need raskused tekkida millalgi hiljem. Ja mul on meeles oma klienditööst ühe noormehega töö, kus hiljem tagantjärgi ta saigi diagnoositud ATH, et ta oli toime tulnud läbi algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli. Nutikas laps, tihti nad oma vaimse võimekusega kompenseerivadki seda, et nendel tegelikult tähelepanu on lühike. Nad ei peagi palju õppima. Vahel ma kuulen ka tänastelt täiskasvanutelt, kes on diagnoosi saanud, et nad ei pidanud palju õppima. Neil lihtsalt nii palju kui jäi meelde ja tavaliselt jäi palju meelde see kandis neid läbi selle kooliaja. Kui nad oleks pidanud hakkama tuubima, nad ei oleks võib-olla välja vedanud. Tulles selle näite juurde, ta oli siis juba ülikoolis midagi näiteks 3. kursusel, aga juhtus see, et noormees, kes oli terve elu sporti teinud, tekkis tal seoses vigastusega üks pikem paus ja ATH-d võib väga hästi kusjuures toetada selline sporditegevus, tasakaalumeel, kui saab treenitud, on leitud uuringuid, need on ka juba seotud sellega, kuidas ATH toimetulek paraneb. Ma ise tõin selle seose, lihtsalt see tundus loogilisena sellest tema vaatest, et miks siis tekkisid need raskused, sest miski, mis teda mingis mõttes maandas ja nii edasi, kadus ära ja mitte et oli haige nädal aega, vaid seal paariks kuuks. Ja mingid asjad veel võimendusid, kui on rohkem iseseisvat tööd, sa pead oma aega juhtima, sul on vaja mingit kursuse lõputööd. Ei ole see, et võtan ennast viimasel päeval kokku teen ära, vaid sa pead pikemalt ette planeerima ja paljud sellised täidesaatvad funktsioonid, mis ATH-jul on keerulisemad, on hõlmatud sellises tegevuses, eks, ja seal tekkisid need raskused. Et need raskused võivad tekkida hiljem, nagu minul endal, mul kooli ajal ei olnud raskusi, mina sain alles 40+ oma diagnoosi. Nii et ruttasin natuke ette sellest, kuidas tegelikult see avaldumise aeg võib olla ka erinev ja võib-olla teil on ka see, et kõigi
puhul või oma laste puhul, kui mõtlete, et kõik nad ei pruugi olla nüüd need kuidagi seal lasteaiaealised või eelkooliealised, vaid on millalgi hiljem me näeme, et tal on raske. Nüüd ma ka kogen, kuidas vahepeal, kui on selline, ütleme 7., 8., 9. klass, seal võib palju faktoreid ka, et see õpihuvi võib-olla kuidagi hakkab langema, sõbrad, muu muutub kuidagi tähtsamaks, aga kuna ka maht ikkagi ja mingeid õppeained, eks, tulevad juurde, et sageli seda kõike on jälle rohkem, et võib-olla sinnani ta vedas välja, sai hakkama täitsa kenasti ka tulemuste poolest ja siis võivad tekkida raskused. Ja muid asju, mis võib-olla vihjab või viitab sellele, et seal võib olla diagnoosiga tegu, siis vahel ravimid võivad olla heaks toeks nendel lastel. Aga jah, kui me nüüd seda lärmakat ja energilist last, kui me ka vaatame teda läbi sellise uskumuse, et mis asja, sealt ei olegi midagi tulla ja paljud need krutskettais koolipoisid on võib-olla ka kogenud seda, et ta oli juba maha kantud ja ega keegi temasse ei uskunud ja väga tihti see lõpuks võib hakata ennast täitma, see ennustus. Sa ei püüagi, sest sellest, mida teised sust arvavad, ennekõike su perekond, siis laiem ring, õpetajaskond või ütleme, milliseid signaale laps oma ümbruskonnalt saab, ikkagi olulised mõjud kõik, see hakkab mõjutama tema minapilti. Ja kui sa mitte midagi, kui sinusse keegi ei usu, ja tõesti, on kahjuks tõesti, on inimestel meeles juhtumeid, kus ongi võib-olla, ma ei tea, õpetaja talle öelnud, et sinust küll, ma ei kujuta ette, mis sinust saama peaks. Ja vahel on see muidugi andnud sellise tõuke neile, et ma veel näitan teile kõigile, et minust saab ja ma võin hakkama saada, aga vahel nad kannavadki ennast üsna varakult maha ja nad ei pinguta ja ei püüa ja neil ei ole seda usku iseendalgi. Nii et see on väga-väga oluline, kuidas me vaatame, kas me usume ja teate, kui see ATH laps leiab selle kellegi, kas kolimast ja kui on loomulikult ideaalne, kui kodus nähakse rohkemat kui võib-olla need tema raskused. See on nii tugevaks selliseks nagu tõukejuuks või oluliseks osaks tegelikult tema arengus, et tegelikult kõik need tugevused, mis tal on, tema potentsiaal, sest selline loov mõtlemine ja uudsed ideed. Ma ei tea, kas ma panin siia, ma vist siin ei ole seda slaidi, kuidas tõesti nii paljud loomeinimesed, ka meedikud, arstid, kus on pingetaluvust vaja, et palju kuulsaid nimesid guugeldage vaid, et kes ka kõik on ATH diagnoosiga, ma arvan, paljud artistid, sest et nende tegevusest iseenesest on palju dopamiini, mida üks ATH ajukene ka otsib. Aga kui nad ei saa sellist innustust ja usku lapsest peale, et nad on väärt ja väärtuslikud, siis see säde kustub lihtsalt või see säde, mis nende sees on, see leiab mingi väga vale väljundi, sest ei ole saladus ka, Eesti pildis võib-olla ei ole nii laiapõhjalist uuringut, aga maailmavaatest, ütleme, vanglapopulatsioonides on väga suur osakaal samamoodi ATH diagnoosiga inimestel või joontega, sest et nad on riskialtid, nad just otsivad sellist dopamiini ja seda saab ka sellistest mitte headest tegevustest, eks. Ja kui sa satud sinna ringi ja seal endale kohta leidma sellises ringkonnas, siis lõpuks on selline spiraal, eks. Nii et näeme seda nende sätet, nende väge, kuidas me seda toetada saame, aidata neid nende oma tunnetega toimetulekul ja siis nad saavadki oma kihvti panuse anda meie maailma. Nii et ja tulles siis eripära koosluse juurde, et see on tõesti siis, võime vaadata 3 plaanis: hüperaktiivsus, impulsiivsus ja tähelepanuhäired. Ja tahaks rõhutada, vahepeal on seda hoiakut, et kasvatamatud lapsed või et see on ikkagi bioloogilise taustaga käitumisseisund, mis mõjutab meie aju täidesaatvaid funktsioone. Ütleme, ajupildid näevad välja teistsugused. Selles ei ole midagi halba, ma ütleks kohe ära, et me ei pea kartma
vahel seda kardetakse, eri põhjustel võib-olla, miks vanemad kardavad. Noh, tegelikult täna ma loodan, paljudel on ikkagi võrgustikuga pigem see kogemus, et kuidas me last toetada saame, kui märgatakse koolis või lasteaias, et käia läbi Rajaleidja teekond või diagnoosimise teekond, et koolides, et väikeklassi või temporühma või üks-ühele õpet, et see lihtsalt toetab nende toimetulekut, et mitte ei ole mõeldud kuidagi tema, ma ei tea, sellest plaanist sildistamiseks. Et ja selles mõttes tal on mingid asjadega võib-olla raskem, aga mingid asjad on just temal olemas, mida ei ole teistsuguse ajuga inimesel olemas. On isegi öeldud evolutsiooniliselt, kui vaadata, et tõenäoliselt need korilased, kes julgelt läksid ja küttisid ja läksid ka uutele jahimaadele julgelt peale, võisid olla täpselt samamoodi need ATH ajuga või selle eripäraga, neuroerinevusega inimesed. Et kui vahel siin mõni võib-olla kas artikkel või kirjutatakse just nagu, et moehaigus ja nüüd siis kaasajal kuidagi. Pigem on teadlikkus tõusnud ja tõepoolest ka see, et see tänane keskkond ei tee kergemaks ühe neuroerinevusega ajuga inimesel siin kuidagi toimetamise. Rääkides just nagu kõigest asjadest, mis viivad meie tähelepanu kõrvale, telefonid, eks ju, kõik, kuhu annab kiiret dopamiini, võime ennast ära kaotada. Kõik on kohe nii kliki kui kõne kui kaugusel, mis võibki panna meid tohutult hüplema. Kui me mõtleme siin mõnikümmend aastat tagasi või veel mitte isegi väga palju aega tagasi, eks, pidid ikkagi ette mõtlema, kus sa selle kirja kirjutad ja tegema kokkuleppe, kus me kokku saame nädala pärast ja mis kell. Ja see tšah, kõik ei olnud kogu aeg pidevas muutumises, et neid segajaid on nii palju rohkem tänases maailmas. Ja mis ei, just nagu paratamatus, aga ma näen ka seda, et tegelikult just ühtpidi peamegi veel rohkem ennast juhtima, et osa sellest on ka välditav. Et kas või ma ei tea, kui palju meil oma neid teavitusi või et iga asi tuleb heliga sisse, et me ei pea kogu aeg ise, kuigi inimestel võib-olla endal suur tahtmine olla kogu aeg vaadata, mis tuleb. Aga jah, ütleme vanasti ka, kui me räägime nüüd lastest jälle, et ongi ju põnev see arvutimaailm ja sealt nad saavad dopamiini ja sul läheb hästi seal arvutimängus. Vahel mõni ATH laps võib olla ainuke valdkond, kus ta tunneb ennast tõeliselt pädevana ja tal läheb hästi, võibki olla arvutimäng. Seal ta saab oma leveleid, ta on seal edukas ja mujal tal võib-olla nii hästi ei lähe. See omakorda kinnitab teda rohkem sinna külge. Et jah, nii et tegelikult on see ilmselt juba ammu ja olnud ja ei pea seda kartma, vaid pigem vaatama, kuidas see võimaldab või kuidas me saame oma laste andeid toetada ja nende toimetulekut toetada. Et nagu ma juba ütlesin, see säde ei kustuks. Et sümptomeid on rohkem kui 10%, need uuringud ajas muutuvad, võib-olla juba täna pandaks sellele suurem protsent. Nii et ja poiste ja tüdrukute nagu suhe võib olla, et kuskil 2 korda rohkem poisse, kuigi mul on tunne, et poiste ATH on võib-olla märgatavam olnud, sest tüdrukutel on tihti see ilma selle ülemäärase aktiivsuseta, et nad võivad olla tegelikult need unistajad, kes vaatavad, võivad olla suht staatilised ja paigal, vaatavad kaugusesse, aga mõte kõik rändab oma teed, eks ju, et ka võib olla väga raske tal hoida näiteks fookust ja keskenduda asjale, mis teda ei huvita. Ja teate, mingis mõttes ma mõtlen, et ma olen ikka öelnud, et see ATH võib olla ka tõeline õnnistus, et nagu see ütleb meile nii hästi ära, mis meid huvitab, sest me suudamegi keskenduda ainult sellele, mis meid huvitab. Keeruline võib olla lihtsalt see, et ka koolihariduses kõik ained ei pruugi meie jaoks olla võrdselt huvitavad, et kuidas teha ka neid asju, mis nii põnevad meil ei ole. Nii et jah, erinev kulg sõltub ka vanusest, kellel millal võib-olla need raskused avalduvad, keskkonnamõjutused ja see pärilikkuse tõendid on ka selles mõttes olemas, et väga tihti ja tänased täiskasvanud sageli jõuavadki läbi oma laste diagnoosi enda diagnoosimiseni.
Sest lihtsalt see võib-olla see 30-40 aastat tagasi ei diagnoositudki Eestis eriti. Siin ma olen toonud neid vägevaid nimesid. Osad on muidugi juba sellisest ajastust, kus kindlasti ATH-teste neile ei tehtud, aga ilmselt on siis kokku viidud selle isiksustüübiga, et mis viitab. Et väga uhkeid nimesid, kes tegelikult on olnud. Nad näevad kastist väljapoole, seda julgus, spontaansus, uusi ideid, et see energilisus, et see on ka selline edasiviiv jõud. Sageli väga töökad ja loovad, aga ma oma kabinetitöös ka näen täiskasvanute puhul eriti, et võivad olla need, kes võivad oma raskustes olla nii kinni, et seal ei ole seda, et nad toimetaks ja teeks igal pool. Ja vahel ongi see start ka olnud lihtsalt nii palju erinev ja see toetus juba lapse ja noorukeast alates. Ja teised, kes võib-olla on siis need väga töökad ja toimekad, kindlasti tunnete ka, võib-olla olete ise, võib-olla tunnete, et ta nagu jõuab nii palju ja teeb nii palju. Nendel on sageli oht ja minu läbipõlenud klientidest suur osa seal sageli on all ka ATH, sest nad panevad endast lihtsalt nii palju sellesse, mis neile meeldib, sellesse töösse sageli nad võib-olla otsivadki nii kaua või liiguvad edasi ikkagi sinna, mis neid tõmbab, köidab ja nad võivad väga palju enda südant, oma aega, energia, tunde panna sellesse, mis neile meeldib. Aga jah, kui me tagantjärgi teeme mingit, mis viitas millele, nii huvitav on alati ei oska võib-olla täiskasvanud välja tuua seda, et eriti kui koolitee võib-olla oli enam-vähem sujuv, aga et mis siis lapsena märgata oli. Näiteks minu enda puhul oli see, et ma kogu aeg asjad, või mitte kogu aeg, aga ma selgelt nagu lõhkusin rohkem nõusid kui mu õde ja ema ütles alati, et sa oled nii rapataja. Keegi ütles mulle, et teda kutsuti kodus kirbuks, sest ta oli muudkui kiire ja hüppas siia-sinna. Et nad võivad olla sellised kiired ja tormakad, ja pärast viime kokku, et kuidas see saab olla seotud sellega ka. Nii et vahel ka imikujas võivad olla täheldatud, mitte et nüüd kõik unehäirete või rahutud lapsed või beebid oleksid kindlasti ATH-d, aga kui me seda laia pildi kokku paneme või anamneesis nagu lapse beebiga vaatame, et siis võivad hakata seosed tekkima. Ja sageli see lapse toimetulek sõltub nõudmistest, mis talle erinevates elusituatsioonides esitatakse. Just nagu ma enne tõin välja, et olenevalt võib-olla ka kooliastmest, kuidas ta parasjagu toime tuleb. Ja alguses võib-olla, kui lasteaiast on ta lihtsalt, lapsed ongi ju energilised, kuigi kes lastega töötavad, ikkagi võib-olla märkavad selle paremini kuidagi sageli ära, et mis need rasked kohad on või et see energilisus on veel ekstra nende puhul tavaliselt. Sest tõesti, ma vahel mõtlen, kuidas ühed lapsed diivanil istuvad. Nemad ei istu niimoodi rahulikult diivanil on ju. Ja selleks ei pea isegi ATH laps olema, kes siis kuidas nad nagu võivad, kui nad just ei ole nutiseadmes, aga nad võivad seal väänelda ja pöörelda ja olla lihtsalt nagu igatepidi. Nii et, aga igal juhul ATH ei ole ebapädeva kasvatuse tagajärg, küll aga me saame tema toimetulekut toetada, et märgates, mõistes ja nähes neid raskusi, sest kui hakkab juhtuma see, et ta saab pidevat kriitikat, karistusi, negatiivset tagasisidet ja mitte nagu toetust oma käitumise reguleerimiseks, tunnetega toimetulekuks, siis tema toimetulek lihtsalt halveneb. Ja see aju toimib teistmoodi. Kõik see, mis mõjutab tähelepanu, mõtlemist, und, meeleolu, liigutusi, et on omavahel seal mõjutatud. Ja kui lihtsaks seda teha, siis ATH-jul on väiksem kogus neurotransmittereid, kui neid oleks vaja. Need pidurdusmehhanismid on madalamad, neil on raskem juhtida oma tundeid, tähelepanu keskenduda, neil on energiat palju, nad sageli ka ei maga hästi. Ja kui nüüd vaadata, siis 3 erinevas vaates, see hüperaktiivsus võibki olla see, et ta siblib rahutult kätte ja jalgad, ka niheleb pidevalt, kõõlub võib-olla. Vahepeal ongi koolis võib-olla pandud taha pinget, see nii palju, et ta saabki seal teha oma tegevusi, ei saa seda pahaks panna. Näitan kohe siit oma karbiket. Asjadega pärast küll tulevad näpuvidinad, aga näiteks sellise nihelemise jaoks lapsel võib ülihea olla, kui ta saab selle asemel
oma seda tähelepanu või seda vajadust nagu toimetada, panna kuhugi millegi mudimisse või need näpuvidinad, neid on hästi palju erinevaid, saate tellida nii Eestist kui mujalt, et mul on neid erinev hulk, et kõik selline, mis on sõrme vahel võib-olla hea venitada, pigistada, tõmmata, et ja noh, meil võib tunduda, et näed, et ta siin noh, vahib ainult lihtsalt seda, vastupidi, ATH ei ole, kui ta siin tegeleb sellega, see võib aidata tal keskenduda sellele põhitegevusele. Et selline pidev liikumine, nii et selline püsi ometi paigal lihtsalt ei tööta tema puhul, ta võib tukkuma jääda siis, kui ta peab päris paigal olema. Noh, ta võib hästi palju liikuda, püsti tõusta, minna, noh, kooli mõttes võib-olla isegi kui on mõeldud, et sa praegu siin istud, siis ta võib-olla juba läheb kõndima või jookseb, ronib ringi siin ja seal, kaldub olema lärmakas, vaiksetele tegevustele raskem keskenduda ja on selline motoorselt üliaktiivne. Ja impulsiivse poole pealt sageli sekkub võib-olla teiste küsimustesse või tahab vastata, olla esimene ja ootab järjekorda, võib katkestada teiste juttu, olla selline pealetükkiv, räägib hästi palju, alati võib-olla ei taju, kuidas selles situatsioonis võiks mõõdukas olla. Tahetakse kohe kiirelt vastused teada saada, hästi selline kiirustav tegutsemine ja impulsiivsusega käib kaasas ka kergesti ärritumine, emotsionaalne tundlikkus, tunded on hästi, see hea on hästi selline rõõmus ja rõkkav ja nakkav, aga ka negatiivsed tunded võivad olla sügavad ja rasked tal kogeda. Ja just nagu ülereageerimine, ma isegi tahaks öelda ülereageerimine, sest tema reageerib nii, nagu ta suudab. Tema jaoks seda on palju. Ma ei tahaks öelda selle peale, ta reageerib, eks. Ja meie saame vaadata, kuidas me saame toetada. Tähelepanu puudulikkus, et võib-olla üksikasju ta ei märka, võib juhtudagi, et on ülesanne, mitu asja öeldud, ta just nagu loeb üle rea või jätab midagi tegemata, hooletusvead, lühiajaline keskendumine, et kaob kiirelt huvi, teeb ja siis juba läheb järgmise asja juurde. Ei pane tähele, mis talle räägitakse, pilk ja mõtted hüplevad ühelt asjalt teisele. Ja raske juhiseid järgida ja ülesanne jääb tihti lõpetamata, raskused tegevusi nagu planeerida ja ellu viia, võib vältida sellist pingutust nõudvaid ülesandeid, tekitab sellist vastupanu, kaotab sageli esemeid. Meie vanem on öelnud, et lihtsalt ongi, üks laps lihtsalt ei jõua neid asju üles otsida või uusi osta, lihtsalt kogu aeg kaovad. Ja sageli võib juhtuda see, et kui me ei ole kuidagi toetanud seda selles mõttes, et ta pakikski siis ise oma selle koti ja kontrolliks selle üle ja eks see tahab õppimist ja see tahab aega, aga see võib ikkagi juhtuda. Me võime olla 30 või 40 ja olla ka nagu proovinud, et ma ei unustaks, eks ju, aga no ei pruugi nii lihtne olla, eriti kui asju, mida meeles hoida on palju või lapse jaoks ei ole üldse nagu primaarne, et nüüd see rätik kuskile sinna rippuma jäi. No, see probleem tuleb õhtul, kui me avastame, et seda ei ole kotis. Nii et ja raske on keskenduda, kui igasugu erinevad välised ärritajad tema jaoks ja unustab, ei mäleta, mis ta tegema pidi, et kõik see on mõjutatud. Ja need võivad avalduda erineva tasemega, kokkuvõttes selline organiseerimis- ja struktureerimisvõime langus ja võib veel jagada, et kas siis on domineerivalt see tähelepanematus, hüperaktiivsus või kombineeritud. Ja see tähelepanematus uuringute järgi on sageli noorukeas leitav ja just tüdrukutel rohkem, kus ei ole siis seda aktiivsuse komponenti, et selline hajameelne unistav ja sellise püsiva keskendumist nõudva tegevusega võib olla raskem või suudabki keskenduda võib-olla lühiajaliste plokkidena ja tähelepanu kaldub pidevalt kõrvale, ta võib isegi kuulata, aga siis kui õpetaja või räägitakse mingit asja, siis tal võib seostuda sealt sellest kuulatud tekstist mingisugune asi, millestki on jutt ja see üks sõna võib tal meelde tuua mingisuguse oma mingi mõtte või asja või seose ja siis ta hakkab juba toda mõtet mõtlema.
ja see huvi võib kiiresti kaduda, pilk mõtted hüplevad, nagu juba ütlesin, unustamine ja sageli võivad kaasuda depressiivsus ja ärevus ja võivad välja paista eakaaslastele sellise märkamatu üksiku vaiksena ja esmapilgul ei pruugi me kahtlustada seal võib-olla selline stereotüüpne, ma ei ütle isegi tüüpiline, aga stereotüüpne ATH võib-olla ei ole, et ta on kuidagi eemaldunud või vaikne või hajameelne. Ja üliaktiivse impulsiivse tüübi puhul ongi siis see kärsitus ja nihelemine ja püsimatus ja tahab kogu aeg vahele segada ja osaleda ja rääkida. Samas on ta ebajärjekindel, võib-olla lohakas ja hooletu, kergesti ärrituvad ja sageli nooremas eas leitavad. Ja kombineeritud puhul siis on kõik põhisümptomid koos, üliaktiivne, impulsiivne ja tähelepanumatu. Poistel on seda kõige enam. Ja sellele võivad kaasuda ka õpivilumushäired, sest on raskendatud õppimine. Kõnearenguhäired, käitumishäired, peenmotoorika, ärevushäired, depressioon, autism, unehäired. Siin on veel protsentidena toodud, vahel võib-olla jõutaksegi mingi teise, kuidagi mureks on hoopis miskit muud ja siis lõpuks nagu vaimse tervise õe ja psühhiaatri hindamisel saab see pilt kokku, et mis sellega kaasneb ja mis on millest põhjustatud või millega seotud, ütleme siis nii. Ja tulles veel une juurde, siis sageli isegi üle 50% kuni 80% lastest on uinumisraskused, neil on selline hiline sisemine kell. Ka täiskasvanute puhul, et nad on need, kuidas neid öeldakse, öökullid, jah, mitte ööbikud. Ja hommikul raske tõusta. Teismeeas niikuinii paljudel teismelistel see on, aga panna siia veel ATH juurde. Ja ikkagi me saame, eks lapsevanematena hoida seda unerežiimist. Ma näen, mul ka mõni lasted jõuaks kaua üleval olla. Samas, kui see režiim meil on niigi, mille paneb juba paika see hommikune varajane ärkamine, et tuleks need piisavad unetunnid täis lapse jaoks, et millal ta õhtul peaks minema, et ta ei või seal, ma ei tea, ise vahel küll vanem ongi öelnud, et ma ei jõuagi, et ma lähen ise juba, ma ei tea, 9-st magama ja ta jääb veel arvutisse, aga juhtu siis see, et see laps ongi veel seal 9-st, ma ei tea, mis kellani öösel arvutiseks. Et las see arvutiaeg olla ka tema jaoks juba kinni sellel ajal ammugi. Et see ka kõik ergastab ja ta jõuabki üleval olla. Kui ta seal ei oleks, siis ta ei jõuaks, eks. Nii et vajadusel arst konsulteerib seda, et teinekord uinumisega aidata melatoniiniga, et see unetsükkel hakkaks varem pihta. Eks head soovitust on ka see, et hoida seda unerežiimi nädalavahetustel või vaheaegadel, et ta ei läheks väga nihkesse. Mida nooremad lapsed on, seda kergem ilmselt see meil on, et suuremate lastega võib keerulisem olla, aga tegelikult uni ja une reguleerimine on ülitähtis komponent. Ma tean, kuidas mul endal sellega on vahel keeruline, aga see on esimene asi, millele otsa vaadata, et me saame enda toimetulekut sellega päris palju toetada, et kui me saame need unetunnid täis. Kõik see, me teame kõik, mis meiega juhtub, kui me oleme väsinud, me oleme närvilisemad, meil ongi raskem keskenduda, me võime olla ärritunumad ja sama juhtub ka lastega, kui ei tule neid unetunde piisavalt täis. Ja ravi puhul vanemlikud oskused üliolulised tegelikult, et kuidas ma siis nendega, mida ma siis teen, sest et nad on sageli ka kõige suuremad vastuhakkajad, vastupanu liikujad. Neil on kuidagi see oma mina ja kui nad ei saa kuidagi seda mõistmist ka, siis see vastupanu võib veel suurem olla. Ja seal on vaja sellist kontakti, omavahelist sidet, suhet, et see laps oleks natuke rohkem heas mõttes plasteliin ja vormuks, et me saame teda juhtida. Ja toetus kooli lasteaia poolt, nagu ma ütlesin, vajadusel sellised, et kuidas me saame seda last veel toetada. Ja vahel ka see märkamine tulebki sealt, et on ka hästi oluline. Lapsevanemad, eriti kes on esmakordsed lapsevanemad, neil on olnudki see üks laps ja võib-olla tundub, et nii peabki olema või see peabki nii raske olema. Aga võib-olla siin on miskit, mis
teeb selle lapse toimetuleku, et tema aju ka töötab teisiti ja selle mõistmine aitab meil teda toetada. Ja kui tulles ravimite juurde, siis ravimid on oma olemuselt stimuleerivad, võib vahel tunduda, et mida me stimuleerime veel niigi aktiivset just nagu last. Tegelikult see stimulant tugevdab aju pidurdusprotsesse ja kellel võib-olla lapsed on ravimite peal või on võtnud, et siis on see märgatav, kuidas nendel päevadel nad koolis saavadki see nihelev ja mitte keskenduda suutev laps võib väga kenasti, võib see ravim toetada tema keskendumist koolis ja on märgatav kohe siis, kui õhtupoole see ravimõju lakkab või vahel, paljud psühhiaatrid soovitavad nädalavahetusel teha pausi või vaheaegadel, mitte võtta rohtu, ehk siis nädalavahetusel on laps kogu oma energias ja möllus meiega. Et see võib toetada väga hästi ja vahel kardetakse küll, ma arvan, et see on psühhiaatri soovitus, otsus kindlasti arst saab seda öelda ja ma väga austan ka vanemate enda sellist sisetunnet ja valmidust, kus maal nemad sellega on, sest mõned kohe ütlevad, et ei, ma ei taha. Vahel on seal all hirmud, mida me saame ka selles mõttes maandada, vajadusel küsida veel ja veel üle psühhiaatri käest, sest vahel kardetakse, et siis ta ei saa ilma enam toime või see laps teeb või see rohi teeb ta kuidagi, ma ei tea, zombiks või kellekski teiseks. Tegelikult aitab tal keskenduda õppetööle, õppida, mida me koolisüsteem ja me ootame, et ta sellisel kujul seal õpiks. Et selles suhtes ja mingid uuringud ka näitavad toetust sellele, et kui laps on piisavalt õigeaegselt saanud selle ravimitoe peale, siis tema nagu ajuplastilisus või toimetulek täiskasvanu eas võib olla ka parem. Et see küll ei ravi nagu välja, aga saate aru, et läbi selle, et miski toetab tema ajus seda pidurdusprotsesse ja seda keskendumist, ta tegelikult ka käitumuslikult õpib nagu ennast juhtima või kõik see, kui see tema toimetulek oma tunnetega, eneseregulatsioon, et see ei ole ainult, mida me aju teeb, vaid ka puhtalt, mida me oleme õppinud ja kuidas me oleme õppinud toime tulema. Et see on ka toetatud selles mõttes ravimi poolt sel juhul ja see võib tuua siis selle, et ta täiskasvanu eas tegelikult näitab paremaid tulemusi kui need lapsed võib-olla, kellel kas lükati edasi või alustatud seda ravi. Aga mitte, et kõik peaksid kindlasti saama, ei, seda ma ei ütle, pole ka minu pädevus öelda, vaid see on arsti hinnang, sest mõnedel, ütleme, vaimselt ka, et kellel ei olegi pikalt vaja keskenduda, nad haaravad, nad omandavad, et sellega ei ole vaja kiirustada, aga kui on soovitatud ja et siis on see koht, kus usaldada arsti või küsida veel teist arvamust, aga ma julgustan nendele hirmudele ka otsa vaatama, et mis on see, mis ma kardan või kas see tegelikult võiks mu last aidata. Et iga lugu on erinev. Ja siis ka psühholoogiline nõustamine ja sotsiaalsete oskuste toetamine kindlasti ja kõik see toimetulek, oskuste õpe kui selline ka. Et kõik tegelikult, mis on universaalne ka üldse laste puhul, mitte tingimata ATH laps ei pea olema. Et temal võib-olla on ka vaja rohkem vaeva näha, et ta lihtsalt võib teada, et see lõpeb tema jaoks jälle pahasti, kui ta lähebki närvi klassis kellegi peale ja virutab, eks, ja ta teab, et ta ei tohiks lüüa ja meie vaatame juba, et täitsa suur poiss, kui ta siis on poiss või on ta tüdruk. Aga tal võib olla, kui tema juba närvi läheb, siis see käib nii kiiresti ja kui ta saab lihtsalt järjekordse märkuse ja karistada ja kogu lugu, ta ei pruugi selle kohta mitte midagi õppida, et selline ka oskuste õpe ja tunnetega toimetuleku õpe on ülioluline. Ja kuidas meie ise neid vaatame, nad ise võivad näha, mulle meeldib see pilt väga, et nad võivad näha ennast väga pisikesena. Nad ei näegi, kui vägevad ja sirged ja tugevad ja kihvtid ja säravad nad tegelikult on. Ja usume neisse siis ja just siis, kui nad ise ka endasse ei usu.
ja näeme, milleks nad tegelikult on võimelised ja kuidas meie neid toetada saame. Sest nemad teevad oma parima, oma võimete oskuste juures, nagu ka meie, oleme me lapsevanemad, et ka teeme oma parima ja alati see ei ole võib-olla see parim, mida me mõnel päeval suudame. Aga noh, ATH laps ka, kui ta tihti saab negatiivset tagasisidet, ta võib tunda ennast ebakindla, äreva, vihasena, ebapädevana ja nad ka kõigest hingest ihkavad heakskiitu ja toetust. Ja on loomulik, et me kohati võime tunda ennast läbikukkununa ja lootusetuna, sest me lihtsalt enam ei tea, mida teha. Ja, ja võib olla raske olla kannatlik ja rahulik. Ja kui me mõtleme, kuidas me vahepeal ise oleme sellest abitus tundes või vihased, ärritunud tundes, noh, et sarnast asja võivad ka meie lapsed kogeda. Ja aga jällegi täiskasvanu lapse puhul see vastutus on meil ise oma tunnetega toime tulla, kui vaja juurde õppida, nagu praegu õpime, ja proovida leida neid viise, kuidas mina teda aidata saan. Et nii vägev on olnud kuulda, kuidas vanemad on kuidagi sihiks võtnud selle või kui nad ongi märganud, et see ATH laps on saanud sellist negatiivset tähelepanu lihtsalt nii palju ja siis nad võtavad selle hea märkamise ja tunnustamise kohe nagu eriliseks endale hingeasjaks, et seda rohkem välja tuua ja kuidas see nendele lastele korda läheb ja tegelikult nende toimetulekut ka nende raskustega hakkab toetama. Ja võime mõelda, kuidas me siis ise tunneme, kui meil on, noh, teil ka praegu, mina siin vuristan, eks ju, suhteliselt kiiresti räägin, ma arvan, et õhtu ka juba, eks ju, arvuti ees, võib-olla saalis kuidagi on lihtsam kuidagi kohal ja kaasas olla, et täitsa keeruline võib olla, eks. Et kipume ka võib-olla mingeid muid asendustegevusi või noh, tunneme, et tahame nagu asendit muuta või kas me suudame rahvarohkes kohas keskenduda. Lapse jaoks ühes klassiruumis juba 5 õpilast, 15 õpilast, 20 õpilast. Noh, tema jaoks on võib-olla nagu 100 inimest oma mingi müradega, keegi krõbistab, keegi, noh, nad kuulevad automüra ka ära ja see juba hakkavad mõtlema, et kus see issi praegu sõidab, eks. Et noh, neil on see veel nagu korda mitu raskem. Ja kuidas tegeleme asjadega, mis meil nii hästi välja ei tule. Ka täiskasvanuna võib see ikka ärritada, me näeme vaeva ja me ei saa seda tulemust või see ei tule meil välja. Noh, lapses võib tekkida ka tunne, et tahaks nagu mitte teha seda, ma ei taha pingutada siis. Ja kui me soovime keskenduda, näiteks lugeda, kas me tahame, osad inimesed tahavad, et on mingi helitaust, isegi klappidest muusika ja mõned tahavad täiesti vaikset ümbrust, mõni ei kannata üldse vaikust ära, et midagi peab taustaks käima. Ja kui on meie eelistustele vastupidine keskkond, võib väga keeruline ja raske olla jälle. Et ma tean isegi, vahel on koolid ka teinud kokkuleppeid just nagu suuremate lastega, et noh, mingit tööd tehes või midagi, et kus tal võivadki olla, ma ei tea, klappidest muusika, sest ta suudab siis paremini keskenduda. Et meil võib olla raske mõista, kui meil laps mingi nagu just nagu veel täiendava müra sees tahab õppida. Kui see teda aitab, mis me siis öelda saame? Hea, kui ta leiab viisi, mis teda aitab. Ja ATH lapse puhul siis me tihti võime näha pigem seda negatiivset tagajärge, sest ta võib-olla ei kuulatu jälle, on agressiivne, lugupidamatu, käitub halvasti ja ülioluline mitte ainult nende laste puhul, vaid üldse alati mõelda, mis juhtus enne, mis toimus enne seda, mis teda käivitas, kuidas see ümbritsev keskkond teda mõjutas. Vahel koduses olukorras võib olla see, et meie enda reaktsioon on see, mis hakkab eskaleerima olukorda. Laps võib-olla neutraalne, võib-olla ma hõikangi, noh, tuletan meelde, võib-olla ma olin juba paar tundi varem öelnud, et kas sa kodutöö tegid ära või ma ei tea, kas sa nõud panid ära. Ja siis me juba lihtsalt võib-olla 2 tundi hiljem karjatame, et sa pole ikka veel teinud. Ja juba sealt me ise tegelikult oleme selles dünaamikas osaline ja tekitame lapsest trotsi oma sellise pöördumisega. Või koolis mingid olukorrad, et keegi vaatas, keegi togis tema, ma ei tea, kotti. Noh, seal võib palju asju olla, mis tema endast välja viis. Alati on, see ei juhtu nagu, üldse ei juhtu nagu niisama.
Teine asi on see, kas meie arvates see on nagu piisavalt nagu, kas ta enesekontroll, noh, et ta ei oleks tohtinud selle asja peale, selgelt ei oleks tohtinud, ma ei tea, lüüa näiteks, aga tema ei suutnud ennast seal pidurdada. Et noh, vaja on aru saada, mis toimus enne ja mida ta siis tegi, et sellega toime tulla. See käitumine võibki olla vale, aga juba kui me tunneme huvi, mis juhtus, aita mul aru saada, räägi mulle. Et mida sa ütlesid, mida sa tegid, et mitte, et see ei ole selline ülekuulamine, et kes nüüd süüdi on, vaata, kuule, aga sa ikka ise ka tegid midagi või kuule, sa ise ikka enne või see ei ole selleks selline küsimuste küsimine. Ja ega ta ei taha meile vastata, kui ta teab, et me oleme pigem, noh, ei tahagi teda mõista, vaid tegelikult olemegi sellises nagu halvas mõttes uurija rollis, et no mis see siis ikka oli ja mis sa siis ikka ise tegid ja sa pidid ikka ise ka midagi tegema ja kuidas sul jälle nii halvasti ja märkus ja nii edasi. Või ma päriselt küsin, et aru saada, mis juhtus. Et noh, sa läksid, me näeme võib-olla seda tulemust, seal, ma ei tea, kõndis klassist välja või läks ja lõi kedagi või näeme seda stuudiumis märkust, aga et mis seal siis juhtus. Tore, kui vähemalt iga selle lapse elus oleks vähemalt üks inimene, keegigi, kes võtaks vaevaks uurida, mis ta nagu viis selles olukorras nii kaugele, mis ta siis tegi, meie mõistes käitus halvasti lõpuks. Ja kui me oleme päriselt empaatiliselt kuulamas, mis ta siis tegi, siis on suurem tõenäosus, et ta tunneb, et me tahame mõista ja et me saame temaga ka koostööle sellest vaatest arutada, mida saaks teisiti teha. Muidugi sel hetkel, kui ta mingi on endast väljas, meil ei õnnestu seda vestlust pidada, aga me saamegi arutada, et mis teisiti teha või kuidas siis vältida seda, et pidevalt seal näiteks, ma ei tea, ühe või teise lapse vahel need asjad tekivad. Võib-olla nad ei peaks isegi klassiruumis istuma nii lähestikku. Ma tean, et õpetajad vahel ka sätivadki ise neid pinke siis ringi, et juba ennetada mingeid olukordi. Ja kas laps üldse teab, on ta õppinud, temaga tehtud rahunemisvõtteid erinevaid, et kõige sellega meil on vaja aidata, et ta järgmine kord paremini toime tuleks. Et muidu, kui see on lihtsalt selline, et jälle ma enam ei jõua nagu võtame mingi hüve ära, mingi karistuseks, aga me ei süvene, et mis need tema raskused on, siis ta ei õpi lihtsalt. Ja kui me oleme ise vihane, siis see tegelikult tõstab lapse ärevust ja raevu ja see ei toeta tema eneseregulatsiooni arengut. Kui meie õpime lapse tunnetega toime tulema, iseenda tundeid reguleerima, siis me saame selle nõiaringi katkestada. Hea uudis on see, et see ei ole sõda, kus me peame nagu võidu saavutama, vaid tegelikult enda ärrituse ja enesekontrolli puuduse üle. Ja lapse närvisüsteem, ütleme, kui ta on stressis ja kui me oleme ärritunud, siis iga laps on stressis juba, kui lapsevanem on ärritunud, siis selles biokeemilises olukorras siin peas lapse närvisüsteem ei ole ka vastuvõtlik. Ja kui me ka õpime märkama enda reaktsioonide põhjuseid, need tihti jõuavad ka selleni, kuidas me võib-olla tunneme ennast läbikukkununa või meil on omakorda pinge ja stress, sest et kool ootab vastuseid, ma ei tea, mingisugused ümarlauad, me ei saa hakkama, laps ei lähe kooli või on kogu aeg probleemid seal. Et lapsevanem on ka suure stressi ja pinge all ja tahaks kõigest hingest kuidagi lahendada seda olukorda. Ja see võib ta omakorda teha reaktiivsemaks siis lapsega suhtlemises. Tegelikult tema tunneb ennast ebapiisavana. Et märgata ja sageli, kui meie oma vanemad ei ole meid osanud toetada, kuulata, on endal seda samamoodi raske teha. Ja väga paljudel ei ole olnud seda kuulavat kõrva, ei teagi, kas 30 aastat tagasi peegeldavast kuulamisest, kindlasti omaenese tarkusest kuskil peredes seda tehti, aga ma arvan, nagu nii-öelda mõistet kui sellistki veel ei kasutatud. Et kuidas siis mõistmist anda ja läbi selle me tegelikult saame last kõige rohkem toetada. Ja kui me ka oleme siis ärritunud, ma mäletan just ühte olukorda omal lapsega hiljuti, kus ma ka
see oli vist olukord, et ta puudus trennist, aga me olime kokku leppinud, ta võib ühel päeval nädalas nagu puududa, aga ta too päev pidi minema ja siis midagi oli tal jälle juhtunud ja tal juhtub palju, ma ei tea, pikal vahetunnil kukkunud midagi katki jala juures ja mul oli kohe nagu selline pahameel, et nagu mis mõttes sa ei läinud, et nagu me ju rääkisime. Ta korra jõudis mainida, et ma sain jalale haiget. Ma ei hakanud sellesse üldse süvenema. Ma olin lihtsalt ise nagu pettud, et sa ju pidid minema. Ja just oli ka jutt, et liiga palju ei puuduks lapsed trennist, nii edasi. Mis võiski jõuda sinna, et mina tunnen ennast halvasti, kui ma tahan, et laps käib ja tegelikult talle meeldib ja nii edasi. Mul oli tunne, et tahtis kiiresti koju ja tore minna arvutisse. Mida ma tegin esimese korra, lihtsalt ma ei kuulanud teda ja mind tõi oma mõistmise juurde siis tagasi see, kui laps kuidagi ütles siis, et silmadesse valgusid pisarad ja ütles mulle, et miks sa teed mind kurvaks. Ja see aitas mul aru saada hästi kiiresti selles olukorras, sest kui ta oleks võib-olla hakanud kuidagi veel vihane või ärritunud olnud, võib-olla siis ma ei oleks ka veel nagu kohe hakanud teda kuulama, aga nagu lihtsalt see, et tal tuli nii kiiresti oma haavatav koht välja, et miks sa mind kurvaks teed. See pani heas mõttes mind murduma, et issand, mida ma teen praegu, ma teen oma last kurvaks sellega, et ma tegelikult üldse ei kuulanud teda, ma lihtsalt võtsin, et nagu miks sa ei läinud. Ja teate, mis ma tegin? Ma tegin siis nii, et ütlesingi talle, tead, teeme selle olukorra uuesti. Läksin uksest välja, tulin uksest, tema toa uksest tagasi sisse. Alustasin samade küsimustega, kuidas sul koolis läks ja kas sa trennis käisid. Või ma küsisin, kuidas sul trennis läks. Ma ei arvanud, et ta ju ei käinud. Ja siis ta ütles, et ma pikal vahetunnil kukkusin ja sain nii haiget ja oligi seal, ühesõnaga haiget ikkagi saanud ja siis ma kuulasin, et see võis valus olla, oligi mingi koorik ja ma ei tea, kas plaaster oli ei olnud, aga ma kuulasin teda. Ja ma lihtsalt ütlesingi, et teeme selle olukorra uuesti. Et ühesõnaga näide kui selline, eks ju, et kuidas me võime ärrituse pealt ise käituda vahel nagu viisil, mis lõpuks nagu lapse paneb halvasti tundma, see ei aita sellisele kontaktile või sealt edasi koostööle kuskilt otsast kaasa. Ja kuidas meie mõistmine või enda reguleerimine tegelikult aitab meid edasi. Ja ATH lapse puhul ka positiivne hoiak. Number 1, päriselt. Tuleb meelde jällegi, kuidas üks laps tuli, ma ei tea, äkki ma mingis loengus siin teiega olen ka jaganud seda, kui ta tuli, ma ei tea, võis 5-6 olla lasteaiast koju ja ütles, et õpetaja ütles mulle, et ma olen nii nutikas poiss. Ja ma teadsin, et selles mõttes ta tuli lasteaias alati kenasti toime ja mul oli nagu nii hea meel ja hea oli näha, kuidas see lapsele mõjus. Ta oli tõesti kuidagi nagu tõstetud, et ma olen nii nutikas. See oli nii oluline. Iga päev võib-olla öelda ka kõigile häid asju ja siis ta oli kohe eriti tõstetud. Ja siis samal ajal ma teadsin, kuidas osad energilised ja sellised möllukamad ja võib-olla mitte kõike kogu aeg kaasa tegevad poisid ei saanud sellist positiivset tähelepanu sealt tegelikult. Ja kuidas ma mõtlesin, kuidas iga laps sealt rühmast, ükskõik siis, mis see tunnustus talle ei oleks, et nii tore, et sa täna tulid, mul on hea meel sind näha või et sa oled nii äge, nii kihvt, nii eriline, nii lahedate mõtetega, mis iganes see ka ei ole. Kuidas nad kõik vajaksid seda tunnustust. Ütleme lasteaias pedagoogilises töös lapsevanema, nimetame siis töö, lapsevanema rollis side ja kontakt on nagu A ja O. Me järgime, meile järgnevad lapsed kuulavad meid, teevad meiega koostööd, kui me oleme neile turvalised, kui meil on hea side. Ja oma positiivse hoiaku väljendamisega me tegelikult lihtsalt ehitame, loome, toetame, hoiame seda sidet. Leiame need lapsed tugevused. Kohandame oma ootused ja eeldused, kohandame keskkonna, kohandame ülesanded, tegevused, kui vaja. Loome eduelamust, me kõik tahame tunda, et me õnnestume. Anname talle tagasisidet.
võib-olla me tahakski öelda, ma ise nii olen kuidagi püüdnud märgata, et kuidas vahel laste mingit koolitööd kodust kontrollides tahaks võib-olla öelda, et nagu ikka on tegemata või mis ma ei on või et siit tegid ära, aga miks sul siit tegemata on? Või et noh, ma ei näe, see on nii segaselt kirjutatud. Me ei too võib-olla välja seda, et kuule, et noh, et kuidas me sõnastame selle, kuule, siit sul on juba see osa tehtud, kuule, ainult natuke veel ja sul on tehtud, eks. Et või et kuule, super, suur algustäht olemas, punktid on ainult puudu, pane punktid ka ära. Noh, mitte, et me ei anna kohe seda, et noh, mis see nüüd siis oli. Et ja see eduelamuse või tunnustuse saamine, see ja see suhe, side, tundke huvi tema vastu, tema eelistuste, teate isegi selle vastu, mida nad seal telefonis, selles mõttes, miks neile üks või teine mäng seal arvutis või kus iganes ka ei meeldiks, et nad tegelikult noh, ma märkan lapsevanemate puhul ka, et neil on võib-olla kergem sellel noorema lapsega, kes ise tuleb, tule mängime nagu seda kontakti võtma, aga kui nad saavad seal kooliealiseks suuremaks, siis kuidagi nagu ongi need lapsed aina rohkem kuidagi seal ekraanides ja meie ise ka. See statistika pidi olema hirmus, et me vaatame, isegi kui me ei tööta arvutiga, et me vaatame ekraane oma päevas palju rohkem, tundide mõttes vaatame me ekraani, kui me vaatame ühelegi inimesele otsa. Nii et see side, see kontakt, märgata tema tugevusi, leida võimalusi neid tunnustada ja naeratada talle, et kõigest sellest hakkab pihta. Ja see kontakt on tegelikult vundament, mida me saame järjest toestada. Ta vajab, et ta on märgatud, et ta on rõõmuga vastu võetud, kui ta meie juurde tuleb, kui päev on läbi. Nooremad võib-olla jooksevad vastu, teised enam võib-olla ei jookse, aga looge seda igapäevaselt, see ei ole noh, igas kodus nii enesestmõistetav ja tasub teadvustada, et kuidas ma seda kontakti saan luua, kui väga me ise tahaks tunda, kuulda, kogeda, et ma olen oodatud, et ma olen oluline, et mind on märgatud, et kõik sellise märkamise väljanäitamine oma lapsele ka, noh, südames kõik me ütleme ju, issand, väga armastame, kõik nende nimel pingutame, kõik teeme nende jaoks. aga kas laps ka südamepõhjani ja sügaval südames seda tunneb, noh, tema jaoks hakkab lugema juba kõik, et kui ikka pidevalt talle öeldakse, et mängi ise, me ei mängi õe või vennaga, et mul ei ole aega. Ja kui see on pidevalt, noh, et ei olegi aega, et noh, mäng on laste värk ja mis meie siin nüüd sinuga, siis tegelikult hakkab laps tundma, et tema pole oluline ja tema pole armastatud või tähtis. Nii et selline kontakti loomine ja seda suhet saab alati parandada, anda lapsele kindlustunnet, mida ta vajab. Noh, võiks öelda sellised hästi lemmikud osad võib-olla oma tööst, igapäevatööst kabinetis on ka, et kui on ikkagi juba sellised teismelised, kes ongi eemaldunud ja tullakse ju ikkagi murega siia, kus noh, mis iganes ei käida koolis või on mingid pahandused siin ja seal ja kui see teismeline siis on oma vanemaga ja seal ei ole seda, noh, ongi, eks ju, ainult üks pahandamine ja see teismeline on nii eemaldunud ja see vanem ei oskagi enam läheneda kuidagi sellele lapsele ja kui kodus on kontakt, siis see on mingi pahandamine või mingi selline karistamine või hoiatamine, et seal ei ole nagu üldse enam noh, pikalt võib-olla olnud seda toredat koosolemist on ära kadunud. Et kui seda siis taastada vaikselt ja julgustada neid vanemaid oma tundeid välja näitama sõna otseses mõttes, oma ka häid tundeid, vahel me näitame liiga palju välja neid tundeid, kuidas me enam ei jõua, kuidas me oleme pahased, kuidas me lihtsalt tahame, et laps teeks seda, mida ta tee oma kool vähemalt korda, et ta näeb meie pahameelt ja neid tundeid, aga seda teist poolt ei näe. Seda halvemini laps tunneb, seda vähem ta tuleb toime oma nende ülesannetega, mida me talt ootame. Et see minu töö nende perede, nende laste vanemate aitamisel alati sellest sideme toetamisest ja toestamisest.
Ja seda on ilus vaadata, kuidas see tegelikult hakkab tööle, kuidas ka teismeline tegelikult januneb seda kontakti ja vajab ja mitte ainult tema, vaid ka need vanemad. Noh, kes oma ärevuses ja pinges ja pahameeles on ka võib-olla kuidagi, noh, ei olegi enam osanud, kuidas ma siis lähenen temale. Ja ATH ja enesehinnang on tugevalt selles mõttes seotud, nad tihti saavad negatiivset tagasisidet, tihti ja enamasti võib-olla siis nii koolis kui kodus mõlemalt poolt, mis järjest hakkabki koorima maha seda eneseusku ja enesehinnangut. Lõpuks nad enam ei üritagi pingutada, kui nad kardavad läbi kukkuda ja võivad otsida hoopis sellist sotsiaalset tunnustust või kohta oma halva käitumisega. ATH-ga laps võib olla sageli seesmiselt ebakindel ja nad nii vajavad tunnet nagu me kõik, et nad on olulised ja et neid hinnatakse ja et nad on väärtuslikud. Et vahel see uskumus võib neis olla ka juba nagu järjest kuidagi kasvanud see, et ma ei saagi hakkama ja ei ole ja võib-olla siin vahet teha selles, et vahel see õppetööga pusiv laps võib ka olla täpselt selline, et viskaks selle ja mul ei tule välja ja ma ei oska, ma ei saa. Ei ole nüüd veel see, et appi, mu laps on enesehinnang on nii madal ja ta ei tahagi pingutada, vaid tegelikult selline, et viskan selle pastaka ja tahaks kohe alla anda, on see, et pingutust nõudev ülesanne on talle raske. Ta võib-olla ei suuda üksi, seal on ülesandes nii palju infot, on tal kuidagi vaja tükkhaaval seda anda ja pigem see väljendab emotsiooni, et see on nii raske, ma ei oska. Ja seal on ka vaja hoopis saada seda peegeldust, et ma näen, et sul on nii raske sellega, et on nii raske alustada, kui sul on tunne, et sa mitte midagi aru ei saa. Vahel me võib-olla tahame kohe teda edasi aidata, et loe ometi ja kui sa loed, siis sa saad ja hakkame võib-olla nagu õiendama seal kergelt. Ja tegelikult võib-olla on vaja kõigepealt lihtsalt anda mõistmist sellele, et see tundub nii raske sulle ja sa tahaks pastaka nurka visata, et sellega ei tahagi edasi tegeleda. Aga see piisavuse tunne, et nad vajavad ja me kõik vajame seda tunnet, et ma olen piisav, et ta sobib sellisena, nagu ta on. Ta ei pea midagi tegema ega olema teistsugune, et armastust välja teenida. Meie ei ole ka täiuslikud, käitu kogu aeg perfektselt, samamoodi lapsed, vahet ei ole, ATH lapsed või mitte. Ja meie armastus lapse vastu ei tohiks sõltuda lapse käitumisest, see tunne sageli lastel on. Ja peame leidma viise, kuidas lapsele väljendada ikkagi, see ei tähenda, et kõik tema käitumine ju on sobilik või vastuvõetav, aga et ta ei tunneks, et tema ise ei ole vastuvõetav. Ja kui see kiindumussuhe on kindel ja turvaline, siis saab toimuda ka lapse emotsionaalne areng, et selles suhtes see suhte pool on hästi oluline. Ja ütleme enesehinnangu toetamiseks, mida suurem laps saab ka juba aidata lapsel mõista, mis see on. Et nii paljud täiskasvanud täna ka võib-olla, kui saavad diagnoosi, siis saavad aru, et issakene, ma olen lihtsalt mõelnud nagu nii palju võib-olla, et ma olen vahepeal nagu nii laisk või miks ma olen mingit pooleli jätnud või ma olen nii saamatu, et kuidas teised teevad ja saavad. Et ja kui saadakse aru, kuidas see neuroerinev aju töötab või kuidas meil ei ole ka olnud toetust, et teha mingeid asju lõpuni või kui meie huvi on kadunud, ei tehtagi lõpuni. Et siis see aitab vahel ka nagu aru saada ja aktsepteerida enda raskusi, et kust see tuleb. Ja julgustada, kiita igal võimalikul juhul. Kui on midagi hästi, tunnustada ka püüdmist ja pingutamist, mis ta tegi, mis oli selles head. Tunnustavad kirjakesed, miks mitte. Nii tore üleskutse oli. Ma ei tea, kas ilmselt tuli see kuidagi kas sealt Sotsiaalkindlustusameti või mingi kampaania raames, ma ei mäleta. Aga nüüd veebruarikuus oli, et äkki 1.–14. nagu sõbrapäeva raames ilmselt, et jäta iga päev lapse ekraanile või uksele see post-it, kas sildike või süda ja kirjuta talle midagi tunnustavat.
miks mitte, nagu me ei pea seda hoidma veebruarikuuks 2 nädalaks. Miks mitte seda aeg-ajalt pannagi? Ükskõik, suurem laps samamoodi, väiksem laps, kes veel ei loe, talle saame lihtsalt seda öelda, et andke neile märku ja julgustada osalema ka neid tegevustes, milles ongi tema tugevused, et ta saaks seda eduelamust rohkem. Ja sest kui sa kogu aeg saad igal pool tunda, et sul ei tule midagi välja, ongi keeruline. Ja et see tagasiside oleks julgustav, mitte selline kriitika, et midagi on pahasti ja sa oled jälle halvasti ja valesti teinud. Ja tagasiside, kui on vaja midagi teisiti teha, et see on positiivse tooniga, juhendav, keskendudes käitumisele, mitte isikule, et mida me temalt ootame. Anda ka positiivset tagasisidet, võib-olla kui me oleme näinud, et ta on, võimegi tuua lapse puhul, et näed, et selles olukorras ma olin nii uhke su üle. Teate, kuidas lastele loeb see, ma kabinetitöös ka ei jäta kasutamata võimalust, kui ma saan peegeldada midagi, et ma olen nii uhke sulle, et sa niimoodi seda tegid või et kui on mingi olukord näiteks, kus muidu võib-olla on juhtunud ka, et laps läheb närvi või mis iganes, siis see võib-olla ei ole, et jätab muidu tegemata, aga nüüd vaatas ise ilusti ja tegi ära, et ma olen nii uhke sulle, et sa vaatasid oma kodutööd ja tegidki ära ilma, et ma ei pidanud ütlema ka, et väiksed suured hetked märgake ja andke seda peegeldust. Ja et need, ja selgelt me ju vahepeal ütleme ka midagi, et näed, et need on tegemata, palun tule. Või et mis ei ole, kõik ei ole tunnustus, mis me ütleme, aga need oleksid tasakaalus positiivsete sõnumitega. Nagu ma ütlesin, et ka meie positiivsed tunded lapse suunas või positiivsed märkamised oleks sõnastatud. Ja kõige olulisem, kuidas ütlen. Ja võrdlemise pool ka, et me ei tooks seda, et näed, kuidas tema saab ja näed, tal on nagu nii kiiresti või issand, temaga mul küll selliseid probleeme ei olnud. Lapsed niimoodi imevad seda enda sisse, et nad veel täiskasvanuna istuvad kabinetis, mäletavad, kuidas võib-olla öeldigi, et näed, et nagu sinuga on alati probleeme ja stiilis sellised asjad jäävadki oma elu elama ka selle inimese sees, et mina olen ju see, kellega on probleeme, mina olen süüdi. Ja siis nad istuvad oma süütundega ja tunnevadki, et nemad on kõiges kogu aeg süüdi. Baasvajadused, see suhte pool, turvalisus, igas mõttes see turvalisus, tunda neil oma tundeid, olla nii, nagu nad on, füüsiline turvalisus, piisav uni, toitumine, et see oleks ka piisavalt regulaarne. Nad ei pruugi ka vahel ise märgata, eks ju, et võiks nüüd süüa. Liikumine, trenn sageli mõjub väga hästi, sest neil on energiat palju ja mõjub hästi ja selline, nagu ma alguses mainisin, et sport või selline ja tegelikult iga spordiala, kas me jookseme või teeme mingit jalgpalli või uisutame, tasakaalumeel ja kõik see saab treenitud ja USA-s tõesti on osad mingid keskused isegi, kus ekstra treenitakse tasakaalumeelt mingisuguste kiigulaudadega ja on leitud häid tulemusi ATH laste toimetulekus, et sport tavaliselt hästi palju toetab ja kindel rutiin, teadmine, mis järjekorras, mis toimub, mis ees ootab. Mis võib vahel raskeks teha, kui asjad on nagu mingis muutumises, sest et nad on nagu väga kinni selles. Aga kui on nagu mingid asjad sisse töötatud, siis see jällegi toetab. Ja vahel ongi vaja mingeid asju jällegi juurutada. Meil ka kippus mingi aine olema see, et mina olin siis see, kes stuudiumist vaatas, kui suuremate lastega kuidagi läks sujuvamalt, et nad mingil hetkel ise võtsid selle enda vastutusele, et vaadata ja et millal nad siis õpivad ära, et nad õhtu jooksul jõuaksid ja kui vaja, suuremates klassides ongi, et võib-olla juba vaja varem vaadata, kui on mingi suurem töö, aga siis ühe lapse puhul ma pidin kogu aeg ikkagi ise meelde tuletama, ja mul ei ole alati asjad meeles, teate.
ja see paneb mind lõpuks tegutsema, et ma ei saa nagu oma unustava aju peale seda kõike jätta ja ongi hea ja vajalik, et laps iseseisvuks selliste asjade osas ka, et ta võtab vastutust enda koolitöö ja õppimise nagu eest, et ta vaataks ise. Ja senikaua, kui see oli kuidagi nagu kujunes, et ta sai oodata, kuni mina õhtul jõudsin, talle jälle ütlesin, siis jälle kutsusin võib-olla 1000 korda ja nii edasi. Ja siis mingist hetkest sai see, et ta hakkab seda ise vaatama. Muidugi peab meelde tuletama ka siis, et vaata, aga kui see sai nagu juurutatud, siis see hakkas jälle tööle, see uus juurutatud süsteem, et ta vaatab ise. Ja selline ettehoiatamine, taimer aitab lapsel ette valmistuda tegevustele, üleminek on neil raskendatud, et kui nad teavad ette, et see ei toimu niimoodi äkitsi, et vaata nüüd kohe, vaid 5 minuti pärast või sul on selleks aega 20 minutit, et see heas mõttes ajaline surve või ajaline etteteadmine ka ümberlülitumisele aitab neil seda teha. Ja keskkond, noh, kui me kodus räägime, et tal ei oleks liiga palju segavaid faktoreid ümberringi, et kuskil on telekas, noh, vahel on muidugi keeruline, võib-olla ongi see õde-vend samas toas ja telekas teises toas või seal samas teevad müra, et tal on raske keskenduda ja koolis vahel on kas siis esimene pink või vastupidi kõige taga, et võimalikult vähe asju tema nagu tähelepanu köidaks. Ja et laua peal oleks ainult vajalikud esemed, jällegi vähendab nagu seda segavat müra. Ja liikumispausid vahepeal ongi vaja võib-olla korra hüpata 10 korda õhku või teha kükke või paigal jooksu teha või midagi. Et korra jälle teha restart just nagu oma tegutsemisele. Ja hea uudis on see, et ATH lapsed on vastuvõtlikud oma keskkonna negatiivsetele aspektidele. Kõik need segajad ümberringi ja nii edasi, aga samavõrd vastuvõtlikud on nad ka positiivsetele muutustele. Et kui me seda müra vähendame või kui me tegeleme, et see rütm või rutiin oleks parem, et see, noh, nad võtavad seda samamoodi hästi vastu ja toetab neid. Nüüd need näpuvidinate slaideks, mis ennist juba näitasin, nii paljud lapsed võtavad mul need, mul on hea meel, et ma nii suured leidsin, Rimist ostsin need, mitte väga ammu need suuremad. Et hästi paljud ka kui räägivad, mudivad ja räägivad. Ma isegi olen siin jäänud praegu mudima seda, kui te olete märganud, et see võib aidata neil endal kuulata, keskenduda, on need siis stressipallid või mingid paelakesed või pisike ese, sellised ägedad nagu täringukuubikud on ka, et kus on lülitid või mingi munakesed, et annab sellist erinevat nagu stimulatsiooni, et aidata tal keskenduda. Ja juhiste andmise puhul, et me võtaks kontakti, see, kui meie teisest toast hõikame, noh, me ei saa seda kontaktigi, eriti kui ta on nagu nii naelutatud asjast, nagu see on nutiseade, et kas me siis, noh, see plaksutamine on siin mõeldud võib-olla klassis ka, et anname märku, et nüüd alustame või ja hõigata nimepidi ja kodus, et me võtame selle kontakti, lähme tema juurde. Et see jutuvaade oleks liiga pikk, lühikesed laused, üks korraldus korraga, rõhutada kõige tähtsamat osa etappide kaupa, võimalusel anda valida, kumma sa enne teed. Noh, vahel ei taha õppima hakata, noh, me ei aruta selle üle, kas me hakkame õppima, vaid kas tahad enne matemaatika teha või eesti keele. Las ta valib siis, eks. Mõni võtab enne raskema, mõni kergema. Las ta valib. Tal on juba tunne, et ta saab valida ja annab see, noh, võib koostööle aidata kaasa. Ja anda talle aega ja jällegi, et me ei ütle, et ma ei tea, lõpeta unistamine või lõpeta see nihelemine, et anname, mida me tahame näha, mida ta teeks, et mitte see ära tee või lõpeta. Ja et see oleks see innustav toon. Ja kui ta ei taha, noh, see ei ole ainult mitte, kui ta ei taha, vaid ükskõik mis mure või ääritus või vastupanu tal tema sees ei ole, peegeldav kuulamine annab lapsele tunde, teda mõistetakse ja aitab tal meiega teha paremat koostööd. Me saame talle öelda näiteks, ma näen, et sa oled tõesti häiritud ja ma kujutan ette, kui raske võib olla praegu alustada või et sa oled, noh, paistad nii väsinud, et nii raske võib olla õhtul uuesti, noh, kooliasjad välja võtta ja teha. Paus, mõistame.
saan aru, sul on raske. Ei pane loengut juurde, et aga vaata, me oleme kõik pidanud õppima ja õhtuti tegema, ei ole midagi. Ja kui sa oleks kohe ära teinud ja mitte venitanud, oleks sul ammu tehtud, ma olen öelnud. Kõik need jutud on õiged, mis me räägime, aga kui te kujutate ette, et üks laps seda kuulab, siis ta ei ütle selle peale, et sul on õiged tähelepanekud ja mõistan sind täiega. Et ma teen nii, nagu sa ütled mulle, teda ajab närvi, kui me nii reageerime. Et ja see ei aita see koostööle kaasa, et see mõistmine ja see mõistmine ei tähenda ju seda, me ütleme, et jaa, ma näen, sul on nii raske, ärme siis tee. Noh, kuigi võib-olla te vahepeal otsustategi, et õhtu on käes ja kõik on juba, noh, ongi juba liiga hilja, et ärkame hommikul varem. Aga noh, see ei ole see olukord, mis ma mõtlen, et aga noh, üldjuhul on ikkagi see, et me ei ütle sellele, et ära siis tee, vaid ma annan lihtsalt seda mõistmist, et võib nii raske olla alustada. Ja anname seda mõistmist ja võtame ka selle vihiku ja või ütleme talle, et võta see vihik, eks, et noh, nooremate vanusastmete puhul kindlasti aitame rohkem ja see on ka jälle lapsest nii sõltuv. Küll ma näen vahepeal võib-olla vanemad on ise hädas, sest nad on hästi kauaks jäänud last aitama, aga iga laps on nii erinev, et hästi hea on meil öelda, kui me ei pea last aitama, et mis asja, et see on kõik enda teha, et tuleb kõik anda lapsel ise teha ja ei liiga kauaks mitte jääda. Aga iga olukord on erinev, et ma mõistan ka vanemaid, kes on jäänud hästi aitama. Ja samas vahepeal see võib olla selline kujunenudki, et see laps tegelikult nagu noh, ta ei hakkagi enne pihta, ta ootabki lihtsalt, muudkui ootab, kuni see vanem tuleb ja ütleb ja, ja ta tegelikult võib-olla oleks võimeline ise võtma. Et tajume selle ära, kus me näeme, et me saame neid ootusi lapsele panna. Me teeme kokkuleppe, noh, ta tuleb koolist, võib-olla puhkab natuke, et ta teebki ära ja mida ei oska, teeme õhtul koos. Vahel nad kipuvad siis sinna vajuma need kokkulepped, et ma ei osanud, öeldakse kiiresti ära, sest nad tahavad oma mõnusasse mängu minna. Või on kokkulepe, et enne ei lähegi sinna mängu, võid natuke puhata, ma ei tea, multikat, telekat, mis iganes, aga et sa ei lähe enne arvutimängu, et leidke see sobiv viis. Aga jah, ühesõnaga, pärast emotsiooni aktsepteerimist on tõenäoliselt, et laps ei ole enam nii tõrges. Ja kui ta ka kohe teiega nagu kaasa tegema ei hakka, vähemalt olete säilitanud sideme ja kontakti. See on kõige tähtsam, et ei ole neid võlulauseid, millega nad kohe on tõrksus pühitud. Meil endal ei käi ka nii kiiresti, meil võib olla halb tuju ja kui keegi tuleb ja isegi on nii kena ja ütleb, et ma näen, et sul on raske või sa oled vihane või pahane ja ma saan sust aru. Noh, ega me ei pruugi kohe koostöövalmid olla. Et võib-olla läheb meil natuke veel aega, aga vähemalt kui me anname seda mõistmist, siis me säilitame kontakti. Tulles veel hüperfookuse juurde, kui miski pakub huvi, siis nad võivad vägagi suuta keskenduda. Ja muideks tähelepanuhäire puhul mõni ütleb ka, et natuke nagu eksitav, et selline tunne, et nad ei suuda keskenduda. Pigem on see ülemäärane tähelepanu kohati, et iga asi võtab nende tähelepanu nagu kõik seostub kogu aeg ja mõtteid on hästi palju korraga peas, et see on, võta kust otsast tahad, ka tähelepanuhäire, aga võib-olla on pigem ülemäärane tähelepanu. Aga jah, et kui miski väga huvitab, on see siis jalgpall või ta kogub midagi, mingi huvi, mingid arvutimängud ja keha saab selliseid nagu dopamiini ergutavaid signaale, mis toetab lapse tähelepanu ja tegevus on tema jaoks põnev ja ta teebki seda. Noh, võib-olla raskusi ümberlülitumisega. Organiseeritus, tihti neil on korra loomisega raskusi, nii asjade, mõtlemise, õppimise kui tegevusega. Jällegi, et neil oleks asjad kaasas, et me loome võib-olla süsteemid, et ta vaatab õhtul üle, pakib oma koti, et kuidas me saame jälle toetada, et ta õpiks seda ise tegema. Tal võib olla ka raskem see, et see töö või et kust ma nüüd kirjutama hakkan, kuidas see on paberile paigutatud. Ta võib ära unustada, et noh, kõikidele küsimustele vastata või märkida või etapiliselt või midagi vahele jääda. Et see võib olla tal tegelikult keeruline. Ja süsteemide loomise poole pealt, et neid toetab see, kui asjadel on kindel koht. Noh, just ka kaotamise mõttes, kuigi noh, mõni, kes te ise võib-olla täiskasvanu olete hädas sellega, nagu näiteks mina, et noh, neil võib ju kindel koht olla, aga harva, kui need asjad oma õige või kindla koha peale jõuavad.
et noh, võib samamoodi neil juhtuda, aga vahel on lihtsalt see, et võib-olla ei olegi asjad sorteeritud, et kus siis mu need õppevahendid on või kus on, ma ei tea, meil siin üks päev oli, et kus on need õpikud, nüüd tulevad järjest need töövihikute õpikute teised osad, eks ju. Õnneks mul oli meeles, et ikka ühte sahtlist ja sai vahel kõige loogilisemast kohast ma ei taipa otsida. Et see lihtsustab lapsel ka, kui me oleme selle nagu korrastuse ise loonud või süsteemi teinud, seina peal piltskeemid, kui see visuaal on silme ees, laste puhul ka näiteks igasugune sellised piktogrammid või mis ma siis teen, või et ikka hambapesu ja see. Et selline visuaal on ka hästi toetav või värvikoodid õpikutele, vihikutele, et ta leiaks kiiresti selle järgi või noh, leiaks sealt kotist oma asjad ülesse. Meeldetuletused, päevik või noh, tegevusetappide kaupa, et kui me ütleme talle korista tuba, noh, tema arusaam võib-olla on, ma ei tea isegi, mis ta siis võib-olla viskab prügi ära näiteks, ütleb, et oma käest tean, laps on öelnud, et ma koristasin ära, ma viisin mingid tassid nõud viisin alla ja prügi panin ära. Noh, minu nägemus oli, et ka mingi must vedelev pesu kuskile ära panna, on ju, mingi kummutipealne, noh, ikka kogunevad jälle mingid mängud, mingid asjad, mingid riided, mingid sokid, et see korda teha, tühjaks teha. Et vahel on vaja neile anda ka etapi kaupa neid juhiseid, et vaata, tee see. Koti pakkimine, kontrollimine, alguses vaatame üle, ilmselt iseseisvamaks nad aina saavad, oskavad ise ennast kontrollida. Alguses teeme ise, õigemini ütleme siis nii, teeme koos, vaatame ise üle, siis teeb tema, meie vaatame üle ja siis ta teeb juba ise ja oskab ka ise üle vaadata enda pakkimist. Kui me näiteks jääme seda kogu aeg ise tegema, siis tal ei ole põhjust ise nagu kuidagi süveneda, et kas mul on kõik asjad kaasas. Taimeriga kellaajaline eesmärk, paljudel ka see töötab iseenda jaoks selline, et 5 minutit puhkan ja siis ma ei tea, 20 minutit teen mingit asja. Et see ajaline plaan võib tihti aidata, sest muidu tundub, et hakka õppima, noh, ka raamatute puhul, et noh, me tihti jagamegi vastavalt, kui palju päevi on selle raamatu, ma ei tea, lugemiskontrollini, et on jäänud, et mitu lehte päevas peab lugema, eks. Või siis, et teeme nii, et sa õpid praegu siis, noh, ma ei tea, pool tundi teed, et vahel see ajaline määrang aitab toimetama asuda. Ja anname aru, et oskuste õppimine võtab aega. Ja muidugi nad on õhtuks ju väsinud, me ise oleme, eriti kui nad on päeva jooksul pidanud oma tähelepanu koondama, ravimid enam ei mõju, kui nad tarvitavad neid. Ja võib tekkida see, et nad väldivad üldse koolitööd või hakkavad liigselt kiirustama. Ja noh, tihti koolitunnis on nad ka nii paigal olnud, eks ju, et on vaja neil rahmeldada ja nad võivad noh, tahta teha lihtsamaid tegevusi. Ja hea, kui meil on selline jälle see rutiin või päevakava paigas, et mis siis millele järgneb, et meil on endal kergem, kui see kohustus on enne, kui see hüve tuleb. Et noh, sest vahel on küll, et okei, et tal on nüüd päev just selja taga, et hakata uuesti kohe õppima. Aga noh, kui ütleme pärast koolipäeva mitu tundi lihtsalt mingit mänguaega, arvutiaega, mingi trenn on seal. Noh, arusaadav, kui on veel trennid ka, siis see on omaette teema, see laps võib-olla jõuabki vastu õhtut koju. Aga oletame, et peale kooli mitu tundi noh, on juba ta kodus olnud ja õppimiseni jõuab alles kell 7, kui meie talle ütleme, siis tegelikult nagu ta on rohkem väsinud, kui ta oli peale koolipäeva. Et ega see, et ta vahepeal on mänginud, ega ta rohkem välja ei puhka. Päev on oma töö teinud või nagu kell liigub aina õhtupoole, et ta on veel väsinum siis. Nii et ja sageli, kui õnnestub see rutiin seada, et kooliasjad oleks enne tehtud, palju kiiremini saavad need asjad tehtud, et kui pärast, eks ju, siis me kempleme võib-olla 2 tundi istuda. Nii et ja et pärast, eks ju, siis saab tegeleda seal oma mõne lemmiktegevusega. Rahulikku keskkonda luua, telefon eemale, toetada ise, noh just õppimisel ka. Ja muidu ka, et see õhtune tegevus ei oleks ainult telefonis istumine. Toetada iseseisvust, aga pakkuda vajalikku tuge. Ja las ta siis otsustab, millest alustab. Ja ATH laps siis, eks tal on teinekord raskusi koduste koolitöödega,
tülid vanematega, võib-olla sõpradega, kõrge impulsiivsuse tõttu võivad vahel öelda, teha ilma mõtlemata, ei suuda keskenduda, muretsevad tegelikult mingite ülesannete pärast või kooliasjade pärast. Energilised rahutud tihti satuvad pahandustesse, nad võib raskemad tunnetega olla ja see võib kõik viia ka agressiivse vältiva käitumiseni, et omaette suur hulk stressiallikaid, aga võib-olla ka just siis, kui nad ei saa vastavat tuge, et üks, mida me siit ka ei saa, ei vaataks nende sammudega või nagu nende raskustega, siis ütleme nii, me saame ka last toetada, et see ei ole lihtsalt paratamatus, mis nendega juhtub, vaid me saame nendes raskustes neid toetada. Lapse jaoks näiteks ka, et mis need on, mis teda maha laadivad, mis need tegevused on, mis tal aitab rahuneda. Tehke enda jaoks nimekiri, laske lapsel teha nimekiri, et mis aitab mul maha rahuneda, mis taastab mind. Ja kuna nad ei juhi oma emotsioone väga hästi, siis või on neil raske oma käitumist juhtida, isegi kui nad teavad reegleid ja südamest ju ei lähe selle mõttega hommikul kooli, et vot täna nüüd juhtub selline asi. Ja selle tõttu on nad ka tihti sotsiaalselt haavatavad. Noh, sõbrad võivad või kaaslased võivad neist eemal hoida. Nende viis kontaktis olla on tihti võib-olla sõprussuhete loomine võib nende jaoks olla raske. Ja sest nad võib-olla ei arvesta nii palju, nad tükivad esile, tahavad teha nagu nemad tahavad, eks ju, ja erinevad sellised momendid juba lasteaiast peale võime märgata, et võivad kaaslased panna neid kas kuidagi tõrjuma või sellised püsivate sidemete loomine võib olla raskem. Ja isegi kui nüüd võtta suuremaid lapsi, et võivad nad olla just nagu tahavad välja paista kõvade kutidena, siis teinekord nad järgivadki nagu negatiivseid eeskujusid, et oled siis see patuoinas, on ju. Et see koht on vaba võib-olla vaata, et muud kohad on kinni ja keegi susse ei usu, siis ma võtan selle patuoina tiitli ja staatuse. Ja nad võivad jah, olla intensiivsed ja raske teist kuulata ja sealt tekkida siis see kaaslaste vältimine. Ja vahel varjavad nagu mingi maskiga, poisid kipuvad klouni mängima, tüdrukud võib-olla tõmbuvad rohkem endasse. Ja siis lisaks veel kiusamise ja narrimisega seotud mured, et me märkaks neid ja tegutseks, et ühte ATH poissi ma mäletan kunagi temaga töös, et ta hakkas konstantselt hilinema, lihtsalt vaatama otsa sellele, kuidas laps hilineb, on ju, et mis probleem siis on ja lõpuks tuli välja, et tema vältis sellega seda, et ta ei oleks hommikul garderoobis oma klassikaaslastega koos, kes kohe midagi ütlevad talle halvasti. Et meie jaoks on probleem, et laps hilineb ja tegeleme nüüd sellega, et jõuaks õigel ajal, aga kui me ei süvene sellesse, et mis seal veel on, miks ta niimoodi hakkas käituma, siis see lahendus on poolik. Ja aidata tal oma tunnetega toime tulla läbi mõistmise, empaatia pakkumise, õppida märkama stressivaraseid märke, ka ennast analüüsima. Ma mõtlen, kas mul on siin kabinetis üks uus raamat, mis ma ostsin. Jah, vot selline raamat, ma ei näe, kas te näete, ma arvan, te näete. Aktiivsus ja tähelepanuhäirega laste ja noorte abistamine õppetöös. Ja see on hästi praktiline selles mõttes, et siin on hästi palju ülesandeid, mida saab koos lapsega lasta lapsel teha. Et kas te olete lapsevanem või töötate nendega, et just minu jaoks oli see üsna uus. Või polnud see lihtsalt minu raamaturiiulil veel olemas, aga päris hea selline, just ka selline praktiliste harjutustega, et võib-olla kui teised raamatud rohkem seletavad ja kirjeldavad, siis siin on ka praktilisi harjutusi. Ja tõesti selline plaan ka oma stressi vähendamiseks, hingamisharjutused tunnetega toimetulekuks ja veel kord kuulamisel on tugev lohutusjõud, sest kui laps ennast halvasti tunneb, siis ta ei igatse kedagi, kes teda parandama hakkab või talle on rääkima, mida ta on valesti teinud ja halvasti teinud ja millest ta on halb. Vaid me tahame, et keegi meist aru saaks, isegi kui ma käitusin täiesti valesti.
isegi kui me vanemana vahel eksime, me tahaks ka, et keegi meist aru saaks, isegi kui me käitume valesti, ükskõik kui me paari suhtes halvasti käitume või noh, käitume viisil, mis meie suhet kuidagi ei toeta, me tahame, et meid mõistetaks. Ja tahame tunnet, et me ei ole sellega üksi. Ja lapsed, kes näitavad, et neil on raske, vajavad tegelikult kõige enam meie kontakti. Ja kui me kuidagi käitume järsult ümber temaga, sest midagi ta tegi, siis me karistame ka teda tema tunnetes, sest tihti lapse käitumine on ju tema tunde väljendus. Ta ei oska sõnastada, ta ei oska seda reguleerida, see on nagu tema tunde väljendus. Aga kui last kuulatakse, keda austatakse, kelle tundeid võetakse tõsiselt ja kelle raskusi nähakse ja keegi tahab teda nendega toetada, siis tal on vähem põhjust oma ärritusi välja elada. Ta tahab sinuga läbi saada, sulle järgneda ja sinuga koostööd teha. Et probleemi tekkides ka, et keskendume sellele enda osale, kuidas mina teda toetada saan. See on hästi võimestav tegelikult, et me ühtepidi võime olla abituna, tunda, et ma ei tea, mis siit edasi. Aga kui me mõtleme, et okei, ma saan teha nagu midagi ise, ma saan tööd teha ainult enda osaga ja selle enda osaga me mõjutame ka ju last ja see on juba väga-väga palju. Nii et lapsed, kes vajavad kõige rohkem armastust, küsivad seda kõige vähem armastusväärsemal moel. Meil on kerge olla rõõmus, lahke, toetav, armastav, hoolitsev, hooliv lapsega, kes ise on ka parasjagu heatujuline ja nunnukas, aga alati ta ei ole. Ja ikkagi nad vajavad ja just siis nad vajavad seda kontakti ja mõistmist. Ja naudime nendega koos olemist, sest suhte sideme toetamise pool jutustage, mängige, lõbutsege, naerge. Vahel see kõik kaob ka kuhugi ära. See ei ole isegi see, et meil on ainult probleemid õhus, aga see võib ka igapäevaelu, ma näen ise, et kui nagu tegevusi, toimetusi, trenne, et seda kõike, seda on nii palju, et siis mingisugused sellised taastavad ühised tegevused, mõnus koosolemine, et see võib jääda kuhugi tahaplaanile, et mõelge, kas meil on see aeg olemas. Selleks ei pea palju nagu isegi selles mõttes palju vaeva nägema, et iga õhtu on võimalik see aeg ja ruum luua. Tantsige, lollitage, tegutsege koos, kallistage ja kallistage veel kord. Nad niimoodi ootavad seda, muideks need suuremad ka, kes võib-olla tegelikult natuke nagu lükkaks teid ära. Siin on mul nimekiri, mida lapsele öelda, et nad tunneks, et nad on väärtuslikud. Võib-olla me oleme teile saatnud, aga iga kord on ju selles mõttes alati uusi osalejaid ja kes ei ole osalenud, aga ma saan selle eraldi nimekirja saata ka. Ma olen ikka öelnud saalikoolitustel ka, et võtke kaasa ja pange külmkapile. Teie võite lihtsalt välja siis kirjutada või ka välja printida, kui me teile saadame. Et mida me kõik saame öelda, mis ei puuduta, et nad on hästi käitunud, vaid lihtsalt me väärtustame ja väljendame seda lapsele, mille poolest me neid hindame. Ja kui me ise tunneme, et me oleme pidevas lahingus, suurem osa meie tähelepanust on negatiivne ja me oleme kogu aeg ärritunud, enda tunnetega toimetulek, enda toetamine. Teate, meie puhkusest ja taastumisest ja oma tassi täitmisest algab veel kõik pihta, eks. Mineviku mõjude märkamine, kuidas meil kodus see käis, mida ma lapsena oleks vajanud või kui mina oleksin täna see laps, nagu on minu laps. Vahel see aitab meid, et kui mina oleksin tema, mida ma tegelikult tahaks, sest need on nii erinevad rollid, et vanemana me võib-olla mõtleme, et ta võiks juba lihtsalt kiiremini teha seda või nagu mida ta siin nüüd venitab. Aga et kui ma nüüd olen see laps siin taha ja kui see vanem minuga niimoodi räägib, et mida ma lapsena igatsen. Ja siis proovida, kas ma saan olla see, mida üks laps igatseks. Teadlikkus, vajadusel tugigrupid on täitsa olemas ka. Ma ei tea isegi, kas Võrumaal, aga ma tean, et Tartus on olnud. Et kus on ka ATH-ga lastevanematele tehtud. Teeme armastusele ruumi, see kontakt ja suhe omavahel on see, mis loeb. Uskuge, et ta on imeline, nad on imelised ja oleme empaatilised ka enda suhtes, et kui me oleme ka eksinud, küsimus on see, mis me edasi teeme. Nii et aitäh kuulamast.
Vuristasime paraja tempoga, loodan, et jõudsite kaasas olla ja keskenduda. Kui ei jõudnud, on järelvaatamise võimalus. Ja kui meil nüüd on küsimusi, saame võib-olla neile ka veel otsa vaadata. Aitäh, Külli. No, ma jätkuvalt kiidan sind. Minu arust on sind imeline kuulata. Sa koputad südamele, mõistusele, nii et igatepidi hea. Aga küsimusi ei ole. Siin on ainult tänusõnad, et aitäh väga sisukas sissevaate eest nii olulisele teemale. See oli just see, mida oli vaja hetkel kuulata. Nii et mina väga nõustun. Ma arust on ka väga hästi. Ja palju tänu tuleb siit veel otsa. Nii et, aga siis aitäh, Külli, ja ilusat õhtut kõigile. Aitäh, ilusat õhtut kõigile ja minge kallistage oma nupsukesi, suuri ja väikseid. Ja öelge lihtsalt, te olete nii kallid. Vahel ei olegi meil õhtul muud vaja, kui seda kuulata. Olen Aitäh, nõus. head õhtut! Aitäh, head õhtut!